kolm siis kõik lätlased ja kaarte püüab segada seal Johan Vain number 459, Ragnar Veerus 5. kohalt number 441. Start on antud. Johan Vain püüab seal kohe 3. positsiooni haarata ja see tal ka õnnestub. Ja paistis niimoodi, et Lootsmelis sai ilmselt kohe liidriks seal, aga meie Johan Vain väga oskuslikult valis seal positsiooni, võttis kohe eessõitjate sappa ja mulle vähemalt tundus küll, et Johan Vain seal 3. kohal peaks olema, aga õige pea näeme, kui nad lähemale on tulnud. Liider on number 403, tema järel number 433. Toomas Toltsermanis, Lootsmelis on liider siis järgmisel kohal, 3. nimelt, on number 459. Johan Vain, 4. kohal Matis Malinovskis. Malinovskise selja taga on number 444 Devin Sagadi selja taga Ragnar Veerus väikse vahega. Nii et esimene seal Lootsmelis juba pikalt eest ära. Ja siis tulevad järgmised Toomas Toltsermanis, Johan Vain. Siis Matis Malinovskis, Devin Sagadi, Ragnar Veerus, Toomas Birstins. Viltsantsil ei ole transpondrit küljes, nii et ajavõtus ta ei figureeri number 418. Kus justkui oleks startinud, tegelikult startis. Nii see seis on, aga igatahes Lootsmelis on liider. Siis Toomas Toltsermanis Johan Vain. Teab veel 11 minutit 45 sekundit pluss 2 ringi ja Lootsmelisel suur edumaa. Siis tuleb Toomas Toltsermanis. Toltsermanise taga jätkuvalt Johan Vain. Siis on Malinovskise selja taga on omakorda Sagadi. Sagadi selja taga Ragnar Veerus. Neljas, 5., 6., 7. suhteliselt tihedalt koos, kui nii võib öelda. See on siis Malinovskis, Sagadi, Veerus, Birstins. Siis tuleb Alex Timm number 16, Martin Pertel number 447 on 9. kohal oma klassi 8. Ja praegu vaatame number 444, Devin Sagadi. Võtab siin liiga palju, haukab lombist. Tema selja taga. Number 441 meil. Ragnar Veerus on natuke löögi all Toomas Birstinsi poolt. Ja siis 9. kohast alates on Martin Perteli selja taga selline korralik rong. On seal Christopher Lilleorg number 491. Number 415 Adrian Slaasis, number 442 Kedon Lutt, Mattias Ringberg number 1, Markus Mihkel Kaljuste number 93 ja käib seal hullkohtadega kabletimine ja number 442 püüab positsiooni parandada. Põrkub seal külgepidi kaasvõistlejatega ja number 442. Kui siin läbitakse selle rada niimoodi, et vahepeal lomp sõidetakse ilmselt kuivaks. Christopher Lilleorg ja Adrian Slaasis seal võitlevad 9. 10. positsioonile. Kedon Lutt pani külgi kokku kaasvõistlejatega seal Martin Perteliga, kui õigesti nägin. Ja nüüd 5., 6. tihedalt koos Devin Sagadi, Ragnar Veerus. Nii et Ragnar Veerus
leiab nähtavasti, et nüüd on piisavalt soe see rehv. ja tema selja taga omakorda siis Toomas Pirstins, nii et 5., 6., 7. niivõrd kuivõrd on siin veidi tihedamalt võib-olla koos. Devin Sagadi on Johan Vainist mööda saanud, Johan Vain on jõudsalt kukkunud, kahjuks on temast mööda saanud ka Matis Malinovskis, nii et Devin Sagadi tõusnud 4., Matis Malinovskis 3. et lätlaste kolmikjuhtimisega on praegu tegemist siis. ja seal taga nüüd käib ka kohtade vahetus tagumistel kohtadel. kui Patrick Noel-Slotsmanis ülivõimas liider oli üle 3 sekundi eelmise ringi lõpus tema edumaa, sõitis ka kiirema ringi. senist kiiremat üle ei sõida, aga vahe kasvab sellegipoolest 3,5 sekundile. Esimesed 7 on läinud. Martin Pertel on siin tohutult nüüd pudelenud. ja number 447 siin rajaperves siis meil Martin Pertel. nii et ees on need kohad kuidagi üsna selgelt jagatud, esimesed 7 kohta. 8., 9. võitlevad siin, number 16 on meil Alex Timm. ja Alex Timmi selja taga nüüd juba kõrval on number 418, kellel aevõttu transpondrit ei ole, see on Edgars Viltsans. ja nende selja taga omakorda siis on Christopher Lilleorg ja Adrian Slaasis. siis edasi Mattias Lindbergi selja taga Markus Mihkel Kaljuste 13. kohal, Rando Kleiman 14. Kaljuste number 93, Kleimanil 21. Kleiman napilt kaotab Kaljustele. sõita jääb veel 6 minutit 40 sekundit pluss 2 ringi. Lootsmelis libiseb vaikselt, aga järjekindlalt eest ära konkurentidel. Stolzermanni sees edu 4,7 sekundit. ja siin nüüd Devin Sagadi hakkab uuesti Johan Vainile ette jääma. Eelmisel ringil Vain oli natukene kiirem kui eessõitev Devin Sagadi ja Vainu selja taga Ragnar Veerus. väga marulist tempot ka ei arenda ja Toomas Pirstins ei ole ka kaugel, nii et Sagadi, Vain, Veerus, Pirstins, nad on siis kohtadel 4-7. näete, see 4-7 sealt paraboolikast nüüd keerab vasakusse kurvi, mis on selline pikk tagasipööre ja hakatakse eelviimase kurvi poole siin tulema mööda luhklevat teed. sõita jääb 5 minutit 52 sekundit pluss 2 ringi. Pirstinsi selja taga on ilma transponderita sõitev number 418 Edgars Viltsans. kuidas kohtunikud selle olukorra lahendavad, ei oska öelda, ajavõtust ta ei figureeri. siis tuleb number 16 Alex Timm. Timmi selja taga Adrian Slaasis, Christopher Lilleorg, vahe olematu. nii et Lilleorg seal püüab positsiooni parandada, Laasis tema ees ja Lilleorg Laasis võitlevad siis 8. koha eest Rotax Max TD2 klassis. Patrick Slotsmelis number 403, pikalt eest ära, üle 5 sekundi juba edumaa. Eelmisel ringi sõitis lätlane jälle kiirema ringi, seekord ligi lähedase ringi aja. ja Matis Malinovskis 3. kohal sõidab kiirema ringi. kas hakkab püüdma Stolzermannist? ja 4. kohast alates siis Devin Sagadi, Johan Vain, Ragnar Veerus, Toomas Pirstins. siis on 4,6 sekundit vahet ja tuleb Alex Timm number 16, seal vahepeal kuskil ei kellegi maal või nii-öelda fantoomsõitjana on ka Edgars Viltsans number 418, kellel transpondrit küljes ei ole, mis iganes põhjusel. sõita veel 4 minutit 15 sekundit pluss 2 ringi.
jälle see nelik siin, lahutamatu nelik. 4.–7. kohani. 444 Devin Sagade, 459 Johan Vain, 441 Ragnar Veerus, 411 Toomas Birstins läbivad esimest kurvi. Siis tuleb väikse vahega number 418 Edgar Svilsans, tema taga Alex Timm. Siis Adrian Slaasis jätkuvalt Christopher Lilleoru ees, aga vahe on nüüd kärisenud natukene. Lilleorg on maha jäänud peaaegu sekundi kaugusele, vahepeal oli see vahe praktiliselt olematu. Siis Kedon Lutt 11. Mattias Ringberg 12. Markus Mihkel Kaljuste 13. rajal, Rando Kleiman 14. rajal. Ja jääb veel 3 minutit 20 sekundit pluss 2 ringi sõita. Ja paistab, et teisele kohale läheb Madinaks. Toomas Toltsermanis tuleb Mattis Malinovskile selle selge ees vastu. Malinovskis oli eelmisel ringil 0,2 sekundit kiirem, nende vaheajavõtu joonel 0,4 sekundit. Ja praegu seal metsaveeres ongi näha, et kodusõjaks nähtavasti läheb. On Stoltsermani sees, Malinovskis tema järel. Stoltsermanis siis number 433. Kõva käpp on Stoltsermanis KZ2 klassis, täna seda kavas ei ole. Sõidab siis TD2 kahekäigulist, KZ2 on 6-käiguline ja nüüd Stoltsermanis katab nii-öelda. Tema selja taga Mattis Malinovskis püüab seda teist kohta hõivata, sõita veel 2 minutit 30 sekundit pluss 2 ringi. Ja paistab, et jah, tõesti vihmarehviga kõik rajale on. Keegi ei ole riskinud ka sellesse starti tulla täis kiilas rehviga. Ja hoiab number 433 Stoltsermanis oma positsiooni, aga on liimunud lausa Mattis Malinovskis tema kardi taga kaitselaua külge. Ja läbivad siin nüüd järjest kurve. Jõuavad uuesti siia tagasi pöördesse, kui sõita jääb minut 50 pluss 2 ringi ja kohtade vahetus tõusab vähemalt hetkeks teiseks Malinovskis. Vaatame, mis siis Stoltsermanis nüüd teeb. Kas pressib ennast uuesti kõrvale? Pressib. Ja esimesse kurvi läheb Stoltsermanis jällegi teisel kohal kurvi keskel. Pidurdab konkurendi nii-öelda kinni. Ja siis meil nelikust on nüüd saanud viisik nende selja taga peaaegu ette. Devin Sagad, Johan Vain, Ragnar Veerus, Toomas Birstins ja on seal siis ka number 418. Edgar Svilsans, veel kord, ma ei tea, mida võistluse kohtunikud temaga teevad. Ajavõttu transpodnerit tema kardil küljes ei ole. Õige pea hakkab käima viimane minut, siin tuleb liider. Kui sõita veel 1 minut, õige pea. Nüüd pluss 2 ringi. Ilmselt viimase 4 ringiga saab meil tegemist olema. Ja Stoltsermanis siis jätkuvalt teisel kohal, aga Mattis Malinovskis ei jäädast eriti palju maha. Samal ajal on tõusnud Johan Vain 4. Ja seal oi-oi kaotab kohti meil kes. Millega seal nüüd vahepeal tegu oli, raske öelda, aga keegi seal nüüd kohti kaotas. Igatahes Johan Vain küll 4. Devin Sagadi oli varem 5. kohal. Aga vaatame, las see ring saab täis sõidetud, siis on pilt selgem. Ja jõuab veel ühele ringile minna võistluste liider. Jõuab. Läks Patrick Stoel-Slotsmelis järjekordsele ringile, mis tähendab seda, et 3 ringi jääb võistluse lõpuni. Ja see oli Ragnar Veerus, kes nüüd selle viisiku lõppu on pudenenud. Ja samal ajal Stoltsermanis hoiab oma teist kohta. Johan Vain on natukene lahti rebinud järgnevatest. On 4. Devin Sagadi 5. Toomas Birstins 6. Ragnar Veerus 7. Ja võitleb siin Alex Timm Adrian Laasisega TD2 Open klassi esikoha eest. Number 16 ja number 415. Tuleb võistluse liider Patrick Stoel-Slotsmelis. Samal ajal kui teise koha pärast armutu heitlus lätlaste vahel käib ja sai natukene parema väljakirjenduse. Põrkavad siin kokku, rattad haakuvad. Mattis
Malinovskis ja Toomas Stoltsermanise kartidel 2 viimast ringi alanud neilgi. Stoltsermanis küüntehammastega hoiab sellest teisest kohast kinni. Ja siin Kedon Lutt juhatab nüüd seda nelikut. Siin omakorda 415 ja 16 on mööda saanud Adrian Slaasis Alex Timmist. Võitlus käib nendel siis TD2 Open klassi võidu eest selles sõidus. Ja üks kolmik seal Metsaveerel möllab samal ajal kui ootame liidrit, et ta alustaks viimast ringi. Lootsmelis eelmisel ringil sõitis kiirema ringi, nüüd sõidab selle ringi aja veel üle, kui läheb viimasele ringile ja vaatab vasakule, vaatab paremale siin. Malinovskis tõusis teiseks, Stoltsermanis on tema taga 3. Johan Vain 4. ja nüüd katkestab sõidu meil kes? Patrick Noels Lootsmelis igati teeniltult liider, järjest sõitnud võistluse kiiremaid ringe. On siin eelviimast kurvi läbimas. Nüüd viimane kurv tal ratastajal ja tuleb finišisse esimesena number 403 Patrick Noels Lootsmelis. Eelmisel ringil sõitis võistluste kiirema ringi ja sõidab selle nüüdki üle. Nii et viimasel ringil temalt kiirem ring ja kes tuleb teiseks? Teiseks tuleb Matis Malinovskis Lätist. 3. Toomas Stoltsermanis Läti. 4. koha võtab meie Johan Vain, number 459. 5. Devin Sagadi, 6. Toomas Pirstins. Siis 6. Pirstins, 7. kohaga peab Ragnar Veerus leppima. 8. on Kedon Lutt, 9. Christopher Lilleorg. Ja lõpuks Mattias Ingberg hoopis TD2 Openi võitja. Number 1 Markus Mihkel Kaljuste, 2. 3. Alex Timm ja rajaperve jäigi siis Adrian Slaasis. Eelmisel ringil vaatasin, et kes see seal küll olla võiks. Nii et esikolmik siis Open klassis on Mattias Ingberg 1, Markus Mihkel Kaljuste 2, Alex Timm 3. Ja siin teles korratakse pilti, kuidas kaotas positsioone number 441 Ragnar Veerus. Jääb siis veel viimane start. Retro ja Retro N. Nemad sõidavad 12 minutit pluss 2 ringi ja rajale kahjuks tulemas vaid 4 võistlejat. 2 võistlejat klassis Retro. Nendeks on number 69 Johanna Ansper ja Ülar Jeblakov number 67 ja Retro N ehk siis nõukaaegsed kaardid nõukaaegsete rehvidega. Seal on stardis number 31 Jaanus Niilson ja number 4 Aadu Kroon. Samal ajal teles näidatakse siis tipphetki lõppenud stardist. Võitjana finišis siis Patrick Noels Lootsmelis.